nüüd alustamegi, et kõigepealt tulevad Paberipäev on tegelikult kogu perepäev, tegevusi jätkub kõigile, et näpuosavad saavad nikerdada, lapsed saavad paberiga mängida ja usun, et iga külaline leiab siit midagi huvitavat ja avastab paberi enda jaoks ehk. Paberipäeva idee autorilt küsin, kuidas see idee tekkis? Kuna meil on Kehra tehas siin, et hakkaks nagu selle tehasega ajama asju ja niimoodi see mõte tuli. Paberit ära kasutada, anda paberile uus elu ja et paberile saab anda uue elu, et ei ole nii, et 3 kriipsu peale ja kohe prügikasti. Mõte on ka see, et Kehra võiks olla tuntud ikkagi selle päeva seoses ja inimesed võiksid Tallinnast tulla siia oma peredega aega veetma. Kahtlemata me tahaks selles suunas töötada, sest meie esimese paberipäeva motto oligi, et Kehrast paberi pealinn. Kas te ise näete ka, et see teavitustöö on ka vilja kandnud? Võib ütelda, et meil on oma kindel seltskond, kes tuleb aastast aastasse ikka külastab. On ka mujalt huvilisi, aga meil on oma töötubades kindlad inimesed, kes iga aasta tulevad asjaga kaasa ja kellega koos me seda asja ajame. Selline ilus helesinine unistus on muuta Kehra paberi pealinnaks, sest et Kehra on siiski tuntud ju paberitehase poolest ja meediakajastus ei ole alati positiivne, seega meie eesmärk on pakkuda midagi üdini positiivset ja viia läbi siis kogukonna harimist, kutsuda Kehrasse külalisi kaugemalt, kes siis võiksid näha, et paber ei ole ainult haisev ja halb toode, vaid temaga on võimalik teha väga palju põnevat. Väga kaunis unistus. Minule ka meeldiks see, kui oleks paberipealinn Kehra. Aga kas üritus on tasuta või kes seda rahastab? Üritus on osalejatele täiesti tasuta. Rahastuse tegelikult tagab suures osas kohaliku omaalgatuse programm, seega meid toetatakse riiklikult ja loomulikult toetab meid ka Anija vald nii rahaliselt kui ka kõik toredad Anija valla allasutused, raamatukogu, rahvamaja on nõu ja jõuga abiks. Suur tänu, mina olen väga uhke sellise päeva üle. Palju jõudu! Tarvis!